Tere! Mina olen Andre, ettevõtte säästude ehituslahendused OÜ Meister. Hetkel viibime aadressil Paavli 5A, mis on meie kaubamärgi Meistri pood. Täna oleme siin koos selleks, et läbi viia üks savi ning lubi krohvide koolitus. Ning kõigepealt näitan teile siin meie näidiste ruumis siis niisugust klassikalist lahendust, mida me kõige enam oma igapäevases töös ka kasutame, milleks on siis kõige all on diagonaallaudis. Laudiseks on siis klassikaline tolline laud, mis on kare, kindlasti mitte ei tohi olla ööveldatud. Mida karedam, seda parem. Paigaldatud on ta siis kergete vahedega, niisugused 3–5 mm vahed, võib ka natukene rohkem olla, et oleks siis krohvil kuhu vahele minna ja paremini kinnitada. Selle peale läheb horisontaalselt roomatt. Roomatt on kõige parem krohvi aluspinna krohvi kinnitamiseks aluspinnale. Ning siit edasi on meil aluskrohv, mis praegusel juhul siis on lubikrohv 0–4 fraktsiooniga ning siia sisse siis on pandud ka võrk. Võrku on mõistlik kasutada keerulistes kohtades nagu nurgad, sisenurgad, välisnurgad, roomati liitekohad ja muu selline. Siia peale on omakorda pandud 0–1 mm fraktsiooniga lubikrohv hõõruti meetodil ja siis selle peale omakorda lubi liimvärv. Nüüd liigume teisel poole. Siin on põhimõtteliselt sama asi, ainult et savikrohvidega. Et samamoodi diagonaallaudis siis ilusti roomatt, mille peal on 0–4 fraktsiooniga savi aluskrohv ja selle peal 0–1 fraktsiooniga punane viimistluskrohv ja selle peale omakorda pandud veel savivärv. Ning ma arvan, et siit on hea liikuda edasi koolitusruumi, meie töökotta, kus siis viime meie koolituse läbi. Siin siis tutvustan põgusalt ka, mis me täna kasutama hakkame. Siin on kõik erinevad segud, mida me täna seina paneme, on laua peal olemas. Siin kõigepealt on 0–4 mm fraktsiooniga lubikrohv, 0–2 mm lubikrohv, 0–1 ja siis veel kõige peenem, väga peen viimistluse jaoks 0–0,5 mm. Ning siis kahte erinevat savikrohvi proovime ka, mida me ka seal eespool nägime, on aluskrohv 0–4 ja siis on punane viimistlus 0–1 fraktsiooniga. Ning kõige lõpus vaatame ka kergelt üle meie värvid. Siin on 3 erinevat värvi. Kõigepealt lubivärv, siis natuke kangem, lubi liimvärv ja kõige viimasena lubi struktuurvärv. Nii, ja ma arvan, et nüüd võiksime alustada töö tegemisega. Nii, esimene etapp siis on muidugi diagonaallaudise paigaldamine, see on meil siin kenasti tehtud juba. Diagonaali on laudist panna kõige parem sellepärast, et ta annab nii vertikaalset tugevust kui ka horisontaalset tugevust. Igal juhul kõige jäigem, kõige parem, ei mängi nii palju. Ning siia peale paneme siis kenasti meie roomati. Ja roomati me kinnitame pneumaatilise püssiga, millesse käivad sellised klambrid. Võib ka panna käsiklammerdajaga, aga kindlasti sellega on mugavam. Ei ole nii palju juba ise jõudu kasutama, pluss jääb kindlasti veel palju paremini kinni ka. Püss on siin selline. Laadimine käib üsna lihtsalt. Tõmbad selliselt alla. Paned klambrid sisse, siit päästad. Katsetame, kas töötab. Töötab. Nii. Võtaks nüüd roomati.
roomati annab mulle täna minu abiline meister Kristjan. Nii, suur tänu. Ja roo siis paigaldame alati risti aluspinnaga, et kui näiteks on sul horisontaalne palk, siis me peaksime selle panema püsti. Kui oleks siin vertikaalne laudis, paneme risti, oleks horisontaalne laudis, paneksime püsti. Ja täna meil on diagonaallaudis, siis väga hästi sobib panna teda horisontaalselt, on niimoodi lihtsam ka. Ja roo paigaldusel tuleb jälgida seda, et see on nõre roomant, sellel on, jookseb 2 traati läbi. Pealmine traat on paksem, alumine traat on õhem, et alati siis paksem traat peale poole. Praegusel juhul keerame ta niimoodi. Ja klambrit tuleb panna selliselt, et kui siuke sile aluspind on, siis nagu liiga tihedalt ei ole nagu mõtet panna, aga peaasi on see, et kui niimoodi katsudes, et ta väga ei vetruks ja oleks ikkagi korralikult kinni. Nüüd on vaja lõigata. Lõikamiseks kasutame klassikalise pleki kääre, mida pikemate teradega, seda parem. Ja milleks need on väga head, on see, et saab ühe tööriistaga saab lõigatud nii traadi kui ka roo. Et ei pea vahepeal tööriista vahetama. Ja kuna meil seda ülejäänud pinda on vaja muude krohvide näiteks, siis ma lükkan selle siit ära. Ja alati on hea, kui siuke äärekohtadesse asjades jääb ilusti traat siin äärde, siis jäävad need otsad ilusti kinni. Et praegusel juhul ma siis tõmban natuke seda traati siia poole ja lõikan jälle läbi. Nii, tehtud. Kinnitame alt lõpuni.
vahepeal võib-olla ei märkagi, et on klambrid otsa saanud, tuleb laadida. Nii, laseme selle äärega üle siit. Nii, nüüd meil on alustanud kenasti ette valmistatud peale. See on niisugune siseseina lahendus ja oletame, et te soovite tekitada lisasoojustuse omal siis korteri või maja välisseintesse, siis selleks sellisel puhul soovitame roomati asemel rooplaati. Rooplaat annab lisaks sellele nii-öelda soojale, annab ka veidi helikindlust ja müra, summutab müra ühesõnaga. Võib ka siseseintesse panna, kui ei taha võib-olla laste mängimist liiga palju ise telekat vaadates kuulata. Seda on meil kahes paksuses, 50 mm ja 25 mm. Nii. Järgnevalt alustame me siis 0–4 lubi alusprofi segamisega, seejärel kanname selle peale. Segu segamiseks kasutame me niisugust 2 vispliga trelli. Miks 2, sest topelt trell, topelt vispel, topelt kiirus. Et teeb asja palju kirgemaks. Kõigepealt paneme vee alla. Paneme vee alla. Kristjan toob mulle nüüd meistri 0–4 lubiprofi. Tegelikult mõistlik oleks lubikrohvide segamisel kindlasti tegelikult maski kanda, kuna lubi on aluseline ja võib hingamisteedele natukene liiga teha. Ja samamoodi tasub kummist kindaid kanda, sest lubi ka väga palju söövitab nahka, kui ta nahaga kokku puutub. Ühe koti võtaks veel palun. Lisame teise kotti.
ideaalis enne krohvima hakkamist tegelikult võiks segu saada ka natukene seista. Aga meil täna seda seismisaega ei ole. Et asume kohe asja kallale. Nii. Ja, no enam-vähem. Siis krohvimiseks 2 sükest kõige levinevad töövahendid. Meil on siis süke kelluliip ja plastikõõruti. Ja sellega siis saab teha õõruti krohvi, sileõõruti krohvi. Võib ka kasutada lõpufaasis kummiõõrutit. Nende tulemused natuke jäävad erinevad, aga lihtsalt vahest, kui aluspind on väga imav ja tekib süke olukord, et lubikrohv hakkab kätte ära kujuma, siis paned natukene vett peale ja kummikas vahest aitab suurest jamast välja. Nii, võtan nüüd selle seguvispli siit välja. Ops. Nii, tõstame segu õõruti peale. Enne veel on tegelikult üks väike nüanss veel. Alati enne siis kihi panemist tuleks kergelt ka niisutada aluspinda. Et selle tolmu ja asja kinni saaks. Ja näiteks kiviseinte puhul, mis on väga vette imavad, siis tuleks sükest niisutamist isegi võib-olla süke 3-4 ringi teha, sest muidu on lihtsalt lubikrohv kipub kätte ära kujuma ja võib tekkida olukord, kus te ei saavuta lihtsalt sükest soovitud tulemust. Et vesi alati aitab. Nii, kui oleme õõruti peale võtnud, siis sükse asendis on ilusti kellu käes, teises käes õõruti, natukene kallutame õõrutit, hops, ja saame siia peale selle. Hops ja peale. Nii, ja hakkame kallalt tulemas. Sihukesel meetodil lubikrohvis roomati peale kandmine on selles mõttes kõige parem, et sa nii-öelda oma jõu suunad täpselt ühte kohta koos selle seguga ja ta läheb ilusti siia nii laua vahele ja siis ümber nii-öelda ja alla igati pidi sellele rookõrrele ka. Et niimoodi on tal kõige parem nakkuvus. Kindlasti ei tohiks see aluskiht jääda väga sile, et hea on, kui ta jääb siuke mõnusalt kare, et oleks järgmistel kihtidel hea nakkuvus. Ja siuke ütleme, et nurgad ja siuksed asjad on siis mõistlik kindlasti teha väikse kelluga. Suured pinnad harjutamise mõttes alguses võib ka kelluga panna, aga lihtsam meetod on näiteks selline. Paned siia ilusti keskele kuhja ja tõmbad selle sama õõrutiga. Ja läheb ta ka ilusti siia igale poole vahele. See on veidi kiirem lahendus. Mitu ruutmeetrit päevas üks tubli töömees teeb aluskihti? See on väga individuaalne. Palju võhma on, palju trennis käidud on. Aga... Kogemust? Ja kogemus kindlasti ka.
aga noh, mõnevõrra esimese kihi puhul ma arvan isegi on see võhmisega natuke olulisem kui see kogemus, et siin midagi iseenesest keerulist ei ole. Lihtsalt on sihuke, on seda võhma ja jõudu vaja, et seda jaksaks tõmmata. Et siin on oluline see ka, et see segu oleks õige konsistentsiga, et kui ta on väga paks, siis lihtsalt ei jõua teda siia vahele suruda, et kui ta on sihuke mõnus nagu ta meil praegu, läheb ta ilusti igale poole vahele. Ja sellele küsimusele, kui palju keegi jõuab, jätame lihtsalt vastamata. Sest see on nii individuaalne ja kellelegi mingit survet peale panema ei hakka, et palju üks inimene jõudma peaks. Ma arvan, et jõudma peab nii palju, et ise rahul oleks oma päevaga. Ma nägidki, et mida fraktsiooni number 0-4 täpselt tähendab ja 2 kihti. 0-4 tähendab siin puhul siis, et ühe krohvi tera suurus, see tera suurus on maksimaalselt 0 millimeetrit. Et kui niimoodi sõrmede vahel seda katsuda, siis kõige suurem tera, mis mul siia jääb, on 4 millimeetrit. Ja siis ongi, et mida suurem see tera on, seda paksemat kihti sa panna saad. Et üldreegel, kui ma õigesti mäletan, oli, et kihi paksus on 3-kordne siis korda 3 nii-öelda fraktsiooniga, et kui 4 millimeetrit on meil praegu see krohv, siis meie kihi paksus üks kiht võib olla paks siis 4 korda 3 võrdub 12 ja nii see on. Et siis viimistlussegude puhul, kui meil on 0-1 täna, siis see ühe kihi paksus võib olla 3 millimeetrit. Ja kui me seda 2 kihis teeme, siis võib ta olla kuni 6 millimeetrit. Nii, oleme siia piisavalt praegu tõmmanud, siis et pind jääks siuke mõnus krobeline, siis laseme kergelt võõrutiga üle. Ja see kergelt hõõrutiga üle tegemine ei ole vajalik ainult selleks, et see krobelisust natukene tekitada, vaid ka selleks, et hõõruti siis viib kõrgematest kohtadest segu madalamale ja see nagu aitab seina siis tasandada ja on lihtsam selle võrra nagu järgmisi kihte teha. Siis iseenesest see roomatt on juba siis sellele krohvile nii-öelda armeeringuks, aga alati lisaks siis paneme me ka sisse meil sellise plastikvõrgu 8-millise hambaga ja seda me kasutame siis sise- ja välisnurkades ja noh, ulatame, et siit läheb siin järgmine roomatt edasi. Selle siis roomatti me peame paigaldama kerge ülekattega, kuskil 5 cm ülekatet ja siis selle ülekatte koha peale oleks siis mõistlik siuke, ütleme vähemalt 20-sendine riba, 30-sendine riba panna võrku, et oleks lisaarmeering. Ja siis samamoodi välisnurkadesse, sisenurkadesse, et ei tekiks mõrasid, kui on mingid konstruktsiooni liikumised või kuivamised. Et see on selle jaoks vajalik. Näitan siis, kuidas moodi seda panna ka. Likkame siit ühe siukse ägeda tüki. Ops. Seda võib panna, lükata siis sisse nii kelluga kui ka siis hõõrutiga. Sätime ta siia enam õigesse kohta ära. Ja niimoodi hõõrutame ta siia sisse. Ja kui oletame, et teil on siuksed tingimused, et on jõudnud see aluskiht juba nii ära kuivad, et enam seda väga hästi sinna sisse hõõrutada ei saa, siis nii palju ikka saab, hoiate natukene, võtate natukene segu, panete peale ja hõõrutate üle. Ja ta jääb kinni küll.
siledad kellujäljed korraks veel üle. Ja nii ta käib. Nii. Puhastan vahepeal tööriist ära. Arvan, et liigume siit siis edasi selle peale, mis siis ideaalis võiks minna 0,4 peale. Ehk siis 0,1 Lubigroff, mis on meil ettevõttes kõige populaarsem kaup 0,4 peale panna. Et väga, selline kombinatsioon on meil vägagi igapäevane tegevus. Et on väga populaarne. Ja lähme siit. Lükkame kergelt veel rohkem puhtamaks. 0,1 segu meil on juba valmis tehtud ette. Et ei peaks selle peale nii palju aega kulutama. Nii, puhta kellu. Ops. Tööriist on just vaja puhtaks teha, et siis seda 0,4 millimeetrit tera ei satuks siis 0,1 sisse, sest et muidu hakkab see meile seal mõnuga ussi sisse tõmbama, mida me ei soovi. Nii, tõstame selle siit natuke eest ära. Ops. Nii. Siin on meil natukene värviline aluspind, kuhu tegelikult on juba kunagi 0,1 pandud, siis igasuguseid savikroffe peale pandud lihtsalt, et on erinevate koolituste käigus saanud inimesed kätt proovida. Et see meile midagi ei tee, et natuke laiguline on. Saame ilusti oma viimistluskroffi siia peale kanda küll. Esimene etapp, võtame jällegi vee. Ja kuna siin on nüüd juba suhteliselt korralikult timav Lubigroff all, siis seda tuleb natukene korralikumat niisutada ka. Et meil oleks seda tööaega natukene rohkem, et ta ei tõmbaks sellest kroffist seda vett nii kiiresti endasse ja et meil oleks aega soovitud tulemuseni jõuda. Niisutamiseks on väga mõnus kasutada sihukest pritsi, aga kui ei ole pritsi käepeast, võib alati ka võtta lihtsalt ühe laia pintsli ja niimoodi seda vett kanda seinale. Nii. Ootame väikse hetke. Ilusti midagi tilkuma ei jää. Kui ei ole jäänud, siis hakkame pihta nüüd sellega. Nii, natuke nüüd seisnud, siin peaks veidi teda segada. Nii, tehnika on põhimõtteliselt sama, aga nüüd kanname teda palju õhemas kihis, ehk siis korraga 3 millimeetrit. Aga tehnika on sama, kelluga ilusti peale. Samasugused liigutused, aga nüüd peavad need liigutused natukene täpsemad olema. Katame kogu pinna 3 millimeetrise kihiga. Lubigroff on selline krohv küll, et kui sa juba seina ette võtad, siis vahepeal poodi karastusjoogi järgi ei tasu minna. Kui oled seina alustanud, siis tuleb sein lõpuni teha.
sest kui ta juba kätte ära kuivab, ega siis väga palju enam midagi teha ei ole, kui ainult uus kihk peale. Et kui ta siin niimoodi jooksvalt natuke ära kuivab, paneme vett peale, ta veidi sulatab asja ülesse ja võib-olla saab päästa jälle. Et jah, kui on siuksed ääred, vaja täita, et alati ei pea ühte pidi kellut hoidma. Kui on vaja siit poolt äärt teha, keeran kellu niipidi, võtan segu otsa peal ja tõmban niimoodi. Kui on vaja teisele poole, panen teistpidi. Aga see siuke kellu käsitlusoskus tuleb ajaga. Nii, oleme siukse enam-enam lapi sisse tõmmanud. Ja siis nüüd käime ta võõrutiga üle. Et kui me teda 2 kihis teeme, siis see pind nagu mingi siuke üli ilus välja nägema ei pea. Et pea kergelt karedaks. Et kui isegi mingid siuksed auke praegu asju jääb, et see meile midagi eriti ei tee, kuna me järgmise kihiga täidame ta ära. Nii, nagu kuulete ka, kui krohv on märg, teeb siuke märga heli, aga siin on täitsa küpsis juba. Et kui ta juba siuke on, siis võib rahulikult juba tulema hakata ka selle teise kihiga kohe peale. Kui segu jääb järgi, kas saab järgmisel päeval kasutada? Kuidas? Kui segu jääb järgi, kas saab kasutada järgmisel päeval? Luvikrohviga pigem ikkagi ei kasuta, et ta ikkagi kuivab ära. Et jah, ta kaotab oma hüdraulilised omadused ja igasugused muud asjad, et seda ei ole mõtet nagu üle päeva jätta, et tasub segu teha nii palju, kui päeva jooksul või siis lähima aja jooksul jõuad ära teha. Et jah, seisma ei tasu jätta. Savikrohv küll aga on siuke, et võid isegi ta seina ära tõmmata, kunagi ära üürikorterist kolid, mis iganes, lammutate sealt seinast maha, viid uude kohta, paned vett ja segad läbi ja samamoodi uuesti seinet. Aga luvikrohviga nii ei toimi. Nii, nüüd kanname veidi vähema. Veidikene vähema kihi. Just kui nagu pahteldaks üle selle. Ja nüüd on selle kihi puhul on see juba kelluga peale kandmine. Siuke ka, et ikkagi juba vaatad, et ei jääks siukseid ebaühtlesid, mingeid augukesi, mingeid asju, et kannad peale edasi. Ja liiga palju korraga ei ole mõtet ette tõmmata. Sa lihtsalt ei jõua muidu seda ära hõõrutada ennem kui ta ära kuigi. Nii, vahepeal proovime. Ja siis hakkab tasapisi välja kooruma siis see lõpp-pind. Kui jääb väike augukene, nagu meil siin on, viskad natuke peale ja hõõrutad sisse ära. Nii. Kui enam eriti siis nurgad, plastikunurgad enam kaasa ja väga palju ei tiri, siis saame aru, et oleme jõudnud juba vaikselt juba väikse lõpuni ja kaovad need siuksed suuremad jäljed ära ja jääb ilus ühtlane pind. Ja suurema seina peal ongi, et umbes siuke lapp või natuke suurema see, mis te korraga sisse tõmbate, et siis võib juhtuda siuke asjad, kui väga on liiga vähe siis niisutatud ja kuivab siis see üleminek ära, et siis järgmist lappi tegema hakata, siis selleks on alati vesi, et ennem kui näete, et praegusel juhul meil on ilusti ta veel märg, aga võib juhtuda, et on kuiv, siis lasete ilusti vett siia ülemineku peale kohale peale, siis tõmbad selle
ülejäänud osa sisse, hõõrutad korralikult üle ja peaks saama see üsna hea, et jooksvalt alati võib kogu aeg vett juurde panna, et vesi aitab päris paljudest jamadest nii-öelda välja. Nii, ja ongi meil see 0-1 lubikrohv näidatud. Nüüd järgmisena liigume me veel peenema fraktsiooni juurde, mis on 0-0,5 millimeetrit. See on niisugune natuke nõuab juba rohkem oskusi ja kannatlikkust. Et siit tõstame nüüd need asjad eest ära, puhastame tõristad ära ja liigume edasi. Aitäh. Null kuni 5 segu on meil ka kenasti valmis tehtud. Joo, aitäh, Kristjan. Oleks võid igapäevaselt objektil ka siuke hea poiss kõrval kogu aeg, kes aitab ja tõstab ja toob ja siit kohalt tegelikult oleks õige, et kui lubikrohve teete, et parem on tegelikult, kui on siuksed suuremad seinad seal mingi 10-15 ruutu, et parem on tegelikult 2 teha või isegi 3. Et saab ka üksi, aga siis on võib juhtuda, et on seda kokkuajamist, nende erinevate lappide kokkuajamist lihtsalt nagu palju rohkem ja keerulisem. Et kui on rohkem inimesi, siis hakkate alati ülevalt poolt tulema, diagonaalis alla ja liiguta niimoodi, et kunagi üks lapi äär ei jääks liiga pikaks kuivama. Ja nüüd selle 0-5 krohvi puhul on väga oluline, et sul tööriistad oleks hästi puhtad, sest seal iga kübekenegi mustus või siuke asi jääb seal meile segadust tekitama sinna pinna peale. Selle jaoks teeme ilusti puhtaks. Nii. Nii, väga kena. Nii, siin näete ka, et see segu on juba siuke heledam ja siuke hästi peene. Siuke isegi veidi pahtli taoline. Kergelt segame läbi. Ja seda krohvi ka kindlasti on mõistlik kanda 2 kihis peale. Muudab asja palju lihtsamaks. Annab seda tööaega juurde ja see on selline krohv, mis näitab igasugused ebatasusused ja siuksed asjad väga kergesti hõõruti krohvi puhul näitab välja väga kergesti neid. Et siis ongi hea, et kui teed 2 kihis, see esimene on justkui tasanduskiht ja siis lähed õhukesega veel peale, mida on siis kergem seda lõppviimistlust kätte saada. Jällegi niisutame. Nii. Siin on ka meil vanad igasugused näidised all. See on maha saneeritud. Siin ta natuke on ka ebatasane, et siis ongi hea, et selle esimese kihiga tasandab ta veidi need ebatasasused ära ja siis järgmisega on juba lihtsam. Nii, alustame samamoodi pealekandmist. Pealekandmine on põhimõtteliselt identne 0-1 fraktsiooniga segule. Samamoodi, jälle siia peale, võtad kelluga ja kannad peale.
püüame kogu aeg kellule suruda ühtemoodi, ühesuguse jõuga peale, et see aitab sellel kihil tulla sihuke ühepaksune ja kellu nurka tuleb ka hoida ühesugusena. Nii, lõpetame selle esimese kihi ära. Nii, ja nüüd tuleks vaadata, et mis hetkel me seda hõõrutama hakata saame. Et kui ta on selline, et ta väga tirib kaasa ja väga teda hõõrutada ei saa, siis peab veidi ootama. Ja praegu on ta veel liiga märg, ei ole mõtet teda üle hõõrutada. Ja see meie pind on meil tegelikult nii väike ka, et võid täiesti vabalt võtta väiksemad hõõrutid apid on niisugune võrreldes selle jaoks natukene väiksem ja siis on päris väike, millega saab niisugust viimaseid augukesi veel täis ajada. Nii, proovime siit. Siin on näha ka, et üleval läks paksem kiht, kuna siin oli niisugune väike aste. See on nagu veel märg, aga hall juba siit keskelt on juba natuke päris kuiv. Proovime siia üks mingi mustri peale teha. Nii et näeb kergelt robeline jälle. Et oleks järgmisel kihil kuhu kattuda, kuhu nakkuda. Ja ma arvan, et praegu meil läheb natukene selle kihi lõpetamisega aega, et ma arvan, et liigume korraks savikrohvi peale, et siis saame siia korraks veel tagasi tulla, et kuni ta on natukene kuivanud. Ja siis jätkame sellega. Kaua peab kuivama? Täpselt nii kaua, kuni katsute ja tundub, et on õige. Et tundub piisavalt juba tahke, et saaks peale panna, sest kui me siia praegu teise kihi peale paneks, siis lihtsalt kõik jääb võõruti külge kinni, et seal midagi sellest välja ei tule. Nii tõstame korra need kõrvale. See jääb meil ootele. Nii. Ja siin meil on nüüd, hüppame siit ilusti savi siis aluskrohvi peale, mille fraktsioon on 0–4, nagu millega me ka lubeaga alustasime. Et sama fraktsiooniga, ainult et savi. Ja siin tegelikult on nagu aluspind juba lubeaga tehtud, aga lihtsalt, et teile näidata seda krohvi, siis tõmbame siia siis ühe lisakihi veel peale, seda aluskrohvi. Siin on meil sinise saviga tegu. Ja tegelikult seda sinist 0–4 savikrohvi täiesti vabalt võib kasutada viimistuseks, kui sulle meeldib niisugune nii-öelda lihtsalt robustsem välimus. Et igaühe vaba valik jääb seda nii-öelda kiviussi natukene rohkem näha lihtsalt. Mis need savi ja lubi erinevus võiksid olla? Savi ja lubi erinevus. Kindlasti savi on selles mõttes mõnusam teha, et ta ei tee su kätele ja nahale ja hingamisteedele nii palju liiga. Ega lubi ka ei tee, kui sa ennast kaitsed. Aga savi on jah, selles mõttes nagu
tegijasõbralikum, aga samas ta on ikkagi natukene nõrgem, et ta ei ole mehaanilistele mehaaniliste jõududele, ta ei ole nii vastupidav. Aga samas ta on lubjaga võrreldes natukene parema siis õhuniiskuse reguleerijana on ta natukene parem, et ta sobib hästi näiteks magamistuppa. Just selle pärast. Aga tegemise suhtes nagu selles mõttes on nagu see vahe ka, et lubi tahab natukene kiiremat tegutsemist, siis ütleme, et algajal on savi natuke lihtsam teha, et temaga on nagu see asi. Muidu lased vett peale, ta sulab üles ja saad ikkagi edasi teha, et temaga on see tööaeg nagu palju pikem. Nii, ja viimane veel. Ja kui me seda aluspinnaks teeme, siis ikkagi käime jälle pöörutiga üle. Tekitame siis järgmistele kihtidele parema nakkuvuse. Et siit võib-olla, ma ei tea, kas kaamerast näha on, aga tegelikult siit näete ka, et siin on lisandid sees, selleks näiteks on linaluu. Et linaluu aitab siis, on nagu armeerimise eesmärgil siin sees, et aitab sellel krohvil paremini koos püsida. Kui aluskrohvi mingeid väikseid augukeid asju ajab, see on täiesti fine, et sinna pärast kinnitubki väga hästi järgmine viimistluskiht. Nii, ja nüüd liigume siia ülesse ja siia ülesse me teeme punase savi viimistluskrohvi, mille fraktsioon on 0–1. Üks hetk palun, ma tõmban siia selle suurem ära. Kristjan palun paberit natukene. Ma tänan. Vaastame jälle tööriistud ära. Oih, natukene kukkus viimistlussegu sisse ka. Seda aluskrohvi nüüd. Selle võtame sealt välja. Kasutame seda sama rohelist. Reaalses olukorras, kui me siin nüüd päriselt seina hakkaks viimistlema, siis tuleb need vahendid korralikult puhtaks pesta, et eriti näiteks, et kui ta ei plaani viimistluskrohvi, punast viimistlussavi siis nagu üle värvida, et muidu võivad jääda siis nagu eelmisest krohvist, näiteks sel puhul nagu sinise savikrohvi, siis mingisugused varjundid või jäljed sinna peale. Sellepärast oleks hea tegelikult nagu korralikult puhtaks pesta. Nii. Võtame siit väiksed tükid seda välja. Natuke kergelt segame. Võtame pritsi. Ja kergelt niisutame aluspinda. Savi puhul seda niisutamist on vaja teha, aga mitte nii palju kui lubja puhul, kuna see tööaeg on selle materjalil palju pikem.
ja nagu näete, savi ja lubikrohvide mõlemal tehnikad on täpselt samad, et selles suhtes pealekandmistehnika on sama. Katame ühtlase kisiga. Ja iseenesest savi viimistluskrohvi ei peaks tegelikult tegema 2 kihis, kui sul on piisavalt tasane pind all. Et kuna tal on tööaeg pikem jääd, siis sa jõuad ilusti soovitud pinna, sa jõuad kindlasti soovitud pinnani, et isegi kui kätte natuke ära kuivab, paned vett peale ja on sul jälle aega juures. Aga siis sellisel kuul, kui ühes kihis teha, siis peab see esimene kiht juba olema hästi kenasti tasandud. Vahepeal proovida, kas kannatab juba hõõrutada. Kannatab küll. Nii, oleme esimese hõõrutasime ära teinud, siis näed, et kuhu on juurde vaja panna, tekivad erinevad augud. Sinna lihtsalt võtame segu, paneme natuke juurde. Siin ka üks auk, täidame ära. Ja mõne augu saab ka lihtsalt niimoodi välja, et natukene suurate õõrutil jõuda ühte nurka ja siis selle nurgaga õõrutate seda punkti, mis teile ei meeldi, et see aitab ta ilusti laiali ajada ja siis augu täis ajada. Nii vaikselt hakkab looma, siis veel vaatate, mis kohaga rahul ei ole, siis natukene häirib. Praegusel juhul näiteks meil oleks siin mingi liistu äär või mingi asi või lengi äär või siis paned natuke niimoodi juurde ja ei juhtu midagi. Paned juurde ja võõrutad jälle üle. Ja lõpuks saab siis siuke ühtlane ja silepind. Nii, ma arvan, et praegu oleme rahul sellega, et sai siuke enam-vähem ilus ühtlane pind. Et siia peale võib siis, kui soovi on,
panna ka lubi või savivärvi, mis võib ka samamoodi punane olla. Et nii, ja nüüd vaatame, kas me saame selle enda 0–0,5 lubikrohvi lõpuni teha. Jah, kenasti enam sõrme külge ei jää enam. Saame kanda siia teise kivi. Nii, hästi kerge niisutus. Kanname selle teise kihi peale. Ja nüüd seda ikkagi suhteliselt õhukselt, et siuke millimeeter paar. Seda võib nüüd konkreetselt, seda kihte võib nüüd põhimõtteliselt pahteldamiseks nimetada. Siit poolt ka. Proovime kihi paksust ühtlasena hoida. Siis on lihtsam võõrutada seda lõpptulemust kätte saada. Nii, põhimõtteliselt täiesti siledaks. Ja nüüd võõrutame üle. Seda jällegi tuleb siin ettevaatlik olla, et ta ei pruugi veel täiesti kuivanud olla, siis hakkavad tekkima igasugused jäljed. Et rahulikult niimoodi üle. Nüüd ta praegu on tegelikult natukene märg. Aga aja kokku või võttes ma ikkagi üritan ta praegu niimoodi ära teha. Seda krohvi võib kasutada ka, ei pea tegema siis ainult siis võõruti krohvi. Võib ka teha lihtsalt, et sul on kelluga siuke kellukrohv, et jätad selle kellujälje sinna sisse, et ta on nii-öelda pinnant on nagu siledam, aga tal on ikkagi siuksed kõrgemad kellujäljed sees. Kui väike mingi suurem kivike siin on, võtame sõrmega rahulikult ära. Nüüd hakkab juba vaikselt kuivama ka. Ja jõuame selle lõpptulemuseni. Põhimõtteliselt idee on tal sama nagu 0,1, lihtsalt see 0,1 on 1 millimeetrine tera, ta teeb nii-öelda, see struktuur on nii-öelda 1 millimeetrine, et suurem, et seal 0,5 siis see struktuur jääb nagu hästi palju õrnem ja siuksem sametisem. Ja eks see ei ole ka iga meistri oma valik, et kui ideaalseks või kui ühenäoliseks ta selle ajab, et
siin ikkagi on üks kivi veel. Siia samamoodi, kui tekivad mingid augukesed asjad, võib alati natukene juurde visata ja sisse juurutada. Ja oletame, et kui ta nüüd oleks meil kätte ära nüüd kuivanud see kiht siin, siis on lihtsalt paned jälle vett peale natukene ja võõrutada. Sulab ta piisavalt palju ülesse küll, et saab ta nagu ilusaks enam-vähem. No vaikselt hakkab looma. Nii, ma arvan, et me rohkem täna sellega hetkel väga palju ei punnita. Kui siis natukene. Siit poolt on natukene märjam veel. Et mida lõpupoole seda rahulikumaks vähem survet nagu peale avaldad. Ja vahest võib olla niisugune olukord ka, et juba abikaasa helistab, et kuna sa tuled, aga sul on sein märg, ära ei kuiva, nii-öelda ei saa lõpetatud kuidagi seda, siis võib alati võtta selle kummika ikkagi. Kummikaga, kuna ta on nii-öelda pehme pinnaga, siis temaga saab niisuguse lõpptulemuse isegi nagu natukene märjamal pinnal nagu kätte. Et kaovad need jäljed ära. Nii, täna ma rohkem selle peale aega raiska. Aga sellel krohvil on üks äge asi see ka, et seda krohvi võib toonida. Et kui ei soovi seda üle värvida ja ka saaks ikkagi mingisugust tooni, siis saab siia krohvi segule otsa lisada juba ka pigmente. Kristjan toob mulle ettevalmistatud pastaks tehtud pigmendi, mis nimega pigment see oli? Nimetame seda siis Harju keki kollane. Teeme nii. Selleks on mul ka tegelikult spetsiaalne abidas olemas. Vaatame, mis tuleb. Ootame, segame kokku. Aga väga tumedaks ei tasu, tumedaid toone ei tasu siis teha, sest et see pigmendi hulk lihtsalt on niivõrd suur, mis siia sisse läheb, et see konkreetne mingi soovitud tumedam toon kätte saada, et jah, võtaks siis pigem mingi asjalikuma segamisvahendi, aga hea mõte, Kristjan. Saame äkki kiiremini.
korralikult läbi segatud. Ja näemegi nagu võluväel on segu oma tooni muutnud. Nii, natukene teeme oma tööriistad puhtavaks. Nii. Et mille jaoks siuke asi hea on, et sa krohvi segu juba toonid ja seda pärast üle värvinud see, et kui sulle meeldib see konkreetne struktuur, mis see võõruti krohviga tekib, et värvid alati natukene katavad seda struktuuri ära. Aga sellisel meetodil jääb sul siuke nii-öelda naturaalne struktuur, aga sa saad oma soovitud tooni ikkagi kätte. Nii. Kasutame jälle täpselt samu meetodeid pealekandmiseks. Siuke ilus kollane. Nii. Ja anname selle peale. Praegusel juhul jätsin ma ta niisutamata. Lihtsalt sellepärast, et meil ta natukene kiiremini kuivaks, et saaksime edasi liikuda. Katame jällegi pinna ühtlasi viiga. Ja selline kiire rõõmus välimus, et sama tehnika, mis üleval, siis käib siin ka, et hiljem siis teine kiht peale ja võõrutame üle ja saame sama tulemuse. Et siin võib vaadata, et ülevalt natukene võib-olla jäi veel märjaks. Siis, et saada see täiesti ideaalseks, käime veel ühe korra kiirelt üle. Need viimased mingid jäljed, mis siia jäid. Need välja saada. Ja ideaalis alati siis pärast oma tööala ilusti puhtaks ka kõik ääred ära puhastada, kust midagi üle rippuma jääb, põrandad puhtaks. Nii, ma arvan, et tänaseks oleme krohvi osaga lõpetanud. Et kui krohvi osa kohta mingeid küsimusi saab alati meile kirjutada. Ja siis liigume nüüd edasi värvide juurde. Teeme siukse lühikese tutvustuse 3 värvist. Tõstame need krohvid eest ära. Nii. Värvi näidiste tegemiseks on meil siuke robustne tahvel. Tahvel, mille sees on Fermacell plaat.
Vermacell-plaat on siis nii-öelda ökokips. Ja see sobib, see on siuke, nagu tavalise siukse kartongiga kipsi eelis, kartongiga kipsi ees eelis on tal see, et siia saab otse peale krohvida. Et näiteks, et sul on seinad kaetud siis selle diagonaal-laudise asemel hoopis Vermacell-plaadiga, siis nii-öelda sa jätad vahele siis selle aluskihi tegemise. Et siia saab siis viimistluskihid otse peale panna. Lihtsalt nii, et on siis ühenduskohad ära armeeritud. Aga lihtsalt selle siis nagu aluskrohviga koos tehes eelis on see, et sul on see kihi paksus, kiht on paksem, ta reguleerib ka paremini selle võrra siis õhuniiskust. Et jah, nii, erinevad värvid, mis me teeme, on siis esimesena lubivärv, mis on siuke kõige nii-öelda vedelem värv. Lubi värvi on väga hea kasutada ja kasutati ka vanasti siukstes välitingimustes, et sobis hästi fassaadide peale. Küll teda tuleb teha päris mitmes kihis, kuni isegi siuke krunt pluss 5 kihti on enamasti vajalik. Sest siin seestis see värv siin läheb, vajub see lubi põhju siia. Segame ta korralikult läbi. Lubivärv koostabki siis lihtsalt lubipastast ja veest. Ja pealekandmismeetod on siuke laiem paksema karvaga pintsel. Nii. Ja siis selliste risti liigutustega kannatada peale. Et lubivärviga seda läheb jah, nagu selle tulemuse kätte saamiseks siis vaja vähemalt 5 kihti. Et võib-olla esimese kihtiga peale kuivamist tundub, et nagu ei olekski midagi teinud, aga tegelikult ta juba imbub siin igal poole pooridest ära. Et siin siuke tunne nagu polekski midagi teinud. Et on lihtsalt märg, aga kui ta nüüd ära kuivab, siis ta juba kergelt heleda tooni jätab. Ja lubi värvi krundiks on siis lihtsalt lahjem lubivärv. Et siis kui meie enamasti värvime selliselt, et on 1/3 on põhi, 1/3 nagu vesi, üks osa lubepastat, 3 osa vett, on siuke põhikihtide kangus nii-öelda, siis esimese kihi võib siis teha näiteks 1/6. Ja kõige viimase asjana, kui on näiteks 1 kiht lubi on tehtud krunt pluss 5 kihti põhivärvi, siis viimase asjana läheb peale lubi piim.
ja lubipiim on see, mis tekib siis lubivärvi seismisel kõige pealmisesse ossa. Selle saab sealt maha kanda, see on justkui näeb välja nagu vesi. Nii, järgmisena võtame lubiliimvärvi. Lubiliimvärv on lubivärv, millel on siis sees liimainet, milleks on metüültselluloos ja lisaks on sellega kriiti veidi. Ja see on juba nagu suke paksem ja palju katvam, et valge pinna saavutamiseks läheb vaja krunt pluss 2 kihti ja on sul asi valge. Ja peale kandmine käib samamoodi, hästi liigutustega. See ka siin praegu allil pinnal väga näha ei jäeta. Aga ta on siuke mõnusam ja ongi liim ja katab palju paremini. Selliselt ta käib. Ja viimasena on olemas veel, täna viimasena on struktuurne lubivärv. Et struktuurse lubivärviga saab tekitada siis näiteks fermatselli peale, kui viitsi krohvida, aga tahaksid justkui siukest välimust, et nagu oleks krohvitud, saab siukse nii-öelda vale krohvi tehtud. Või siis seda võib ka nimetada pintsli krohviks põhimõtteliselt, et ta jääb siia pinnale struktuurselt. Tal see tera on suhteliselt suur ja jääb sul siuke nii-öelda pintsli krohv. Seda võib teha 1 kiist, võib 2 kiist teha. Mida tummisemad seda välja nägemist tahad, seda rohkem nii palju kihte vahet. Ja siin tuleks siis jälgida enda seda pintsli jälgi, et ei jääks väga puhja kuhugi. Nii, selline ta on. Ja seda, neid kõiki saab ka vastavalt soovile toonida, neid kõiki värve. Aga soovitatavad pasteelsed toonid. Neid lihtsalt on lihtsam saavutada ja need pigmendid maksavad ka midagi ja tuleb vist odavam ka. Ja ühtlasem see tulemus, mida tulevad on värv, seda suurem risk on, et see lubi hakkab seal kuidagi moodi pinnale tulema ja siis tekitab sellist laigulisust. Aga ma arvan, et siinkohal siis selles ruumis täna lõpetame ja liigume siin ettepoole korra. Nii, nagu näete, meil siin seinte peal on igasugused muid ägedaid krohvi ja värvilahendusi veel. Et siin tadelatid ja struktuurpahtlid ja mis iganes te kõik suudate välja mõelda. Et kui on huvi, siis tulge meile külla Paavli 5A või siis Viljandis Rooba 18. Aitäh teile!